käkikeerajate nädala ringvaade. Saage aru, rahvasaadikute vahetus Riigikogus on sama hea kui lamamistooli vahetamine Titanicul. Sel nädalal Eesti vajab käkikeerajatele sobivaid eurostandarditega Rootsi kardinaid. Ja eestimaalased jälle esirinnas. Hakkame pihta kohe peale selle lühisõnumi. Eesti vajab käkikeerajatele sobivaid eurostandarditega Rootsi kardinaid. Rivaliteet kahe peamise Eesti käkikeerajate leeri vahel on jõudnud täiesti uude ennekuulmatusse faasi. Toompeal on teatavasti võimul meie tupli venemeelsete leer endise zampoliiti Andrus Ansipi juhtimisel. Ja Kalevite kantsis valitseb Edgar Purežin Savisaare rahvuskaaslaste leer. Merle Parts on kohtunik, kes mõistis teeneka Eesti käkikeeraja rahandustehingute andeka sooritaja Siim Kallase õigeks 10 miljoni dollari kadumises Eesti pangast. Nüüd aga sama kohtunik Merle Parts saatis Rootsi kardinate taha samuti teenekad, samuti osavad Tallinna linna rahatehingute sooritajad. Nii hästi Elmar Sepale, kes on käsikute suure juhi Edgari parem käsi ja käsundusohvitser ning vähem tuntud linnaametnikule Ivo Parbusele määras ta 2,5-aastase vanglakaristuse. Lisaks mõistis ta Parbuselt kahjutasuks 7% pistise summast, mille laekumist oli võimalik kohtus tõestada. See tegi karistuse veelgi karmimaks, sest igasugune pistisse osa tagasimaksmine on äärmiselt ebameeldiv hea eluga harjunud linnaametnikule. Merle Parts õnneks leevendas kohe karistusi. Parbus peab küll tervelt 2 aastat kinni istuma, aga prominentsem ja palju rikkam Elmar Sepp viibib luku taga ainult 5 kuud. Samuti ei ole tõeliselt luksusliku eluga harjunud Sepal vaja tagasi maksta mingit osa nendest paljudest miljonitest, mis ta on kasulike kinnisvara ärastamise ja muude osavate tehingutega aastate jooksul teeninud. Hea näide, mille järgimine võib aidata ka teistel andekatel linnaametnikel kiiresti jõukaks saada, oli Sepa Vana-Viru tänava nurgal asuva suure hoonete komplekti erastamine ainult 10 000 krooni eest. Ta pidi küll vastutasuks andma sealt 1 kena korteri Liina Tõnissonile, kes oli tolleaegne Edgari parem käsi ja linnavolikogu kinnisvarakomisjoni esimees, aga ikka kasum missugune. Tõnisson, muide, sai hiljem Eesti Panga nõukogu liikmeks. Juba okupatsiooni ajal koos Savisaarega haljale oksale tõusnud majandusnaine teab, et egas pole paha olla lähedal rahavoogudele. Kuna juba kohtuprotsessi ajal liikus kuuldus Sepa ettevalmistustest kuskile parema kliimaga maale elama asumist, määrati kinnipanemise otsus ka kohe täide saatmiseks, et ei korduks vangimõistetud neitsika Anne-Maria Kalojaniga juhtunud, kes teatavasti nurjas kohtuotsuse Londonisse elama asumisega.
Juba eelmisel aastal mõisteti Tallinna munitsipaalpolitsei eksjuht Kaimo Järvik süüdi pistise võtmises ning saadeti ta 2 kuuks vangi. Pärast Sepa ja Barbuse kinnipanemist kuulutati välja karistused ka teistele teenekatele linnavalitsuse tehingute sooritajatele. Mati Songisepp, keda kui Tallinna liikluse ja parkimise ülemvalitsejad olid tänulikud ehitajad juba 20 aastat kopsakate hüvitistega tänanud, mõisteti samuti koos oma äripartneritega süüdi. Songisepa asja ajas aga kohtunik, kes pististe võtmist eriti taunitavaks kuriteoks ei pea või oskas suurte kogemustega Songisepp ka kohtunikul leebe karistuse eest ette tänada. Kohtunik oli nõus kokkuleppe menetlusega ja Songisepale ta reaalset vangistust ei määranud. Songisepp peab küll kahjuks umbes 7% tagasi maksma nendest pististest, mille saamisest teda süüdistati. Prokuratuur oli kokkuleppega nõus, kuna varem jõukusega hiilanud Songisepa varanduslik olukord olevat täbar ja ta tervis olevat drastiliselt halvenenud kohe pärast süüdistuste esitamist. Selliste kohtuotsuste najal kutsubki ajaleht Äripäev nüüd Kalevite kantsi pistise pealinnaks ja väidab, et sõnad Tallinn, ametnik, Keskerakond ja pistis on juba ammu sünonüümideks muutunud. Eesti Käkikeerajate Liit on sellistest lahmivatest süüdistustest nördinud. Mis sest siis halba on, kui üks tippametnik lihtsalt eelistab üht teenuspakkujat teistele ja too tänab teda hüvitisega, mis on kindlasti seda väärt, et vältida keerukaid susser-vussereid ja igasuguseid tülikaid hangete tingimuste kohandamisi. Lihtsalt töö sulle, raha mulle, nagu ütleb ka Äripäev. Pealegi pole Toompea võimupiruka nosijate tehingud ja kasumid sugugi halvemad kui Kalevite kantsi omad. Kas või hiljutine Tulus elamislubade müümise äri, varasemad relvatehingud ja Eesti Arengufondi kasulikud õigetele inimestele raha jaotamised väärivad samasugust tunnustust kui mis tahes Tallinna linnavalitsuse tehingud. Kurb on, et leeride vaheline rivaliteet on muutunud nii teravaks, et see kahjustab kogu võimueliidi huvisid. Varasemal ajal, kui kedagi kohtuga ei kimbutatud, oli elu kõikidele palju meeldivam. Mis sest halba oli, kui korterite ärastamisega teenis nii hästi Toompea kui ka Kalevite kantsi leer? Nii hästi Elmar Sepp kui ka Mart Laar ja Ärma Toomas. Võid karta, et Savisaar oma ustavate kaastööliste kimbutamist ei unusta. Mõne aasta pärast, kui nii palju ta rahvuskaaslasi on kodanikuks saanud, et nad saavad ka Toompeal võimu võtta, võib arvata, et algavad ulatuslikud kohtuprotsessid. Siis aga juba endiste Toompea võimumeeste üle ja vanglakaristused võivad olla palju karmimad. Seetõttu peakski Toompea valitsejad alustama kiiresti uute, meeldivate eurostandarditega vanglate ehitamisega, kus on korruptsioonis süüdimõistetute jaoks meeldivad korterid. Kui vanglad ehitada hästi luksuslikud, laekuks kahtlemata häid hüvitisi kõigile asjaosalistele, enne kui nad peaksid sinna elama asuma. Luksuslik ehitus on võimalik, kui võtta laenu Arengufondi eurorahadest, nagu Ärma Toomas võttis Evelinile turismitalu ehitamiseks. Sel juhul võiks Rootsi kardinate ette riputada ka kaunid Veneetsia meistrite poolt valmistatud siidist kardinad. Eestimaalased jälle esirinnas. Efektiivne partokraatlik valitsemissüsteem, mille me oleme suutnud Eestis kehtestada, on aidanud Eestil püsida uhkelt Euroopa ja maailma riikide esirinnas. Näiteks on viimaste kuude 4,4% inflatsioon Euroopa kõige kõrgem. Euroopa keskmine on naeruväärselt madal 2,7% ja jõukatel kreeklastel ja hispaanlastel, keda suuremeelsed Eesti maksumaksjad laenudega toetavad, on see vähem kui 2%. Eesti ainulaadne laissez-faire
turumajandus on kahtlemata Eesti väljapaistvuse ja meie võimueliidi meeldiva elustiili edu alustala. Kas või vaba, ohjeldamatu inimkaubandus, mille me pidime teiste riikide kadeduse tõttu kahjuks hiljuti lõpetama, tõestas, et meie võimuparteide juhtide kaugenägelik majanduslik filosoofia hoiab meid paljudes valdkondades maailma riikide esirinnas. Kogu maailma tähelepanu oleme me pälvinud uue sünteetilise heroiini, fentanüüli tarbimisega. See Hiina valgena tuntud rohi on küll põhjustanud Eestis palju surmajuhtumeid üleliigse annuse manustamise tõttu. Aga ega keegi meist siit maailmas niikuinii elusalt ei pääse. Igal juhul on selline surm lausa nauditav, kindlasti palju meeldivam kui surm pärast pikaaegset vaevlemist kopsuvähjaga või kasvajaga neerus. Eesti on narkootikumitest tingitud surmajuhtumites mitte ainult esirinnas. Võime hoobelda koguni sellega, et meil on see 7 korda kõrgem kui Euroopa keskmine. Mõned kriitikud, nagu näiteks Kristiina Joost, kes on ametis ühe Tallinna süstlate vahetamise punktis, väidavad, et Hiina valge tekitab peale kõrge surevuse ka halvemaid pahesid. Selle tarbimine olevat seotud varguste, röövimiste ja muu kuritegevusega ning perekondade lõhenemisega. Eesti äärmiselt kõrged HIV-viiruse ja kollatõve suhtearvud olevat samuti põhjustatud Hiina valge süstimisest. Tal ei ole põhjust hädaldada. Nende tõbede vältimiseks ta just seda süstalde vahetamise tööd teebki. Tähtis on see, et Hiina valge on seotud suurte kasumitega. Kõige kopsakamad kasumid lähevad meie Vene vennas vabariigis tegutsevatele tootjatele ja ärikatele. Aga need, kes seda Eestisse toovad ning müüvad, teenivad endale ka hästi ja nende äri aitab kaasa Eesti majanduse õitsengule. Kindlasti kasvatab see meie võimueliidi jõukust. Püsti rikkad Vene tootjad ja müüjad tahavad loomulikult tulla Euroopa suurlinnadesse ja kurortidesse oma rikkust nautima. Neil on Schengeni tsooni pääsemiseks vaja Eesti elamislubasid ja samuti on neil kasulik kasutada hästi töötavaid Eesti rahapesuasutusi ja kauba ladustamise ja levitamise hooneid ning vahendeid ka Eestis. Selleks peavad nad jagama oma rikkust meie ärimehelike, riigimehelike poliitikutega. Vene narkoärikad on ka kahtlemata helded tarbijad. Kas või meie toredad ööklubid ja teised maailmaklassi inimkaubanduse asutused teenivad hästi meie võimueliidi rikaste Vene äripartnerite olmevajaduste rahuldamise eest. Lihtrahvas ei ole kahjuks võimeline aru saama riikliku makromajanduse nüanssidest. Seetõttu ei oska nad hinnata hüvesid, mis kaasnevad uue valgele hiinlasele tugineva majandusharu loomisega. Nad isegi ei taipa, et inflatsioon ja toiduhindade kallinemine on vajalik suurärimeeste kasumite kasvuks, mis on omakorda vajalik valimistoetuste laekumiseks võimuparteide ja parteide juhtidele. Kahjuks on Eesti lihtrahvas muutunud viimasel ajal üleliia rahutuks. Võiks öelda koguni mässumeelseks, nagu võib järeldada hiljutisest massiivsest akta demonstratsioonidest ja streikidest. Karl Marx avaldas kunagi arvamust, et usk olevat rahvamasside oopium. Aeg, kus see nii võis olla, on ammu unustuse hõlma langenud. Usku pole juba ammu rahval vaja ja eestlased ongi Euroopa rahvaste mitteusklike esirinnas, nagu on tõendanud sellealased küsitlused. Meil on populaarsemaks muutunud aga hoopis efektiivsem oopiumi aseaine. Seepärast peakski meie andekad riigijuhid kaaluma riiklike vahendite kasutamist Hiina valge ja süstalde levitamiseks rahvamasside hulgas. Kõik eeldused eduks on olemas. Uimasti sõltuvus on eriti efektiivselt levinud meie noorte hulgas, kes, nagu öeldakse,
olevat meie tulevik. Kui aastal 2000 avati Tallinnas Nõmme teel uimastist sõltuvusega alaealiste turvakeskus, oli seal 14 kohta. Nüüd on juba 48 ja järjekord on ukse taga. Kui asi nii jõudsalt edeneb, võib loota, et meie võimueliit on leidnud tõhusa vahendi lihtrahva vaos hoidmiseks. Vaevalt, et need, kes on oma süsti saanud ja rohumõjusid naudivad, hakkavad tegelema demonstratsioonide, streikide või muude selliste tõelisi pahandusi tekitavate tegevustega.